sadamast keiserilikku pealinna kontrollitud viinud kingitused üle ja Kleeber oli näinud mõningaid asju ja siis kirjutas raamatut. Et siis näiteks me ei saa rääkida. Aga enne puhul me saame juba üsna varasest sellest. Et valik oli pigem intellektuaalne, mitte niivõrd emotsionaalne. Veelades midagi saavasti. Ei, valik ei olnud. Ma tahtsin ikkagi algusest alustada. Või ma olen teistest teha. Põhjast peale, aga Hiina on ju ka Aasia. No Hiina on teatavasti harrastas täpselt seda sama isolatsioonipoliitikat. Seetõttu ka teadmised Hiinast on küll varasemalt infot ka, aga nii-öelda täiesti teadusliku tegevuse juurde hakata ikkagi taas 19. sajandi keskpäevast.
tähendab seda, et pool elanikkonnast tappis teise poole ära või vähemalt sunniti tapma, ütleme siis niimoodi. Praeguseks on Kambodža elanikkond 15 miljonit. Ja sa lähed sinna ja sa vaatad seda vaest naisterahvast, kes kasvatab üksinda oma 4 last ja elab hütis. Ja seal on programmid, kus üritatakse teda abistada ja seal on kõrgelt haritud Kambodža tudeng, kes viib seda programmi läbi ja on suurepärane inglise keel ja sa üritad talle rääkida, et see põhiprobleem ei ole mitte selles, et teie maa peal võib-olla ei kasva igal pool midagi, et ei ole nii viljakas või et teile abi ei anta. Probleem on selles, et sellel naisel on 4 last, et piisaks 1. Ja siis see inimene, kes on juba ka haritud ja võiks nagu maailmast midagi olla, vaatab sulle silma, et aga palju lapsi on Kambodža naise uhkus. Et siis ikkagi vaatad, et tervest mõistusest jääb puudu. Et mida ma öelda tahan, on see, et kambodžalased ise söövad ära selle oma potentsiaali, oma rikkuse, eks ole. Et see on hulk selliseid asju, mis on olemas. Eestlane on selles mõttes oma käitumiselt palju ratsionaalsem. Ja kindlasti selles on ka eestlaste edu ja ilmselt ka ebaedu mõningate juhtusel põhjus. Kohati liidutada, jah. Sa oled just kaitsnud oma doktoritöö ja sinu doktoritöö teema on Vana-India eepilise ajastu ühiskondlik-poliitiliste tekstide käsitlusviise. Äkki räägid oma doktoritöös natuke, et mis tekstidest on sa täpsemalt juttu, mis probleeme sa püstitad ja mis see eepiline ajastu oli? See on tegelikult minu arust üsna igav teema, et nüüd oleks siin loogiline küsimus, et miks me siis selle valitsin. Aga kui võtta selle eepilise ajastu sisse tõid, siis ajalooliste arvates see on siis umbes 4 sajandit enne Kristust ja 4 sajandit peale Kristust. Selline ajastu Indias. See doktoritöö hõlmab siis ka seda kuningas Ashoka Raiti. Nojah, ütleme niimoodi, et kui mitte konkreetselt nüüd seda raamatut, aga jah, rääkida küll, rääkida mahuvad selle aja sisse. See on 2 asja, mis mind huvitas. Üks on jällegi seesama eepilise ajastu, kuidas ma ütlen, selline piiripealsus. Eepiline ajastu oli Indias selline ajajärk, kus selle eepilise ajastu alguses oli üks omamaine impeerium, seesama Maurya dünastia impeerium, mille kõrgaeg oli Ashoka ajal. Aga pärast seda ei olnud Indias sellist ühtset riiki. Ja kui nagu tekste vaadata, siis see tundub, et indialaste jaoks oli see probleem. Nad nagu tunnetasid seda probleemi. Teine, mis oli see, et väga palju võõrrändeid oli sisserändeid. Kui oli ühtset riiki, siis nagu väga palju segimist. Ja seda ma mõtlesin. Aga see tähendas ka seda, et ei olnud ühtset ideoloogia. Sest ikkagi valitseja valis selle ideoloogia ja pani selle paika. Et võib-olla see Ashokal on nagu süü, sest Ashok valis budismi selleks. Ja võib-olla nagu budism ei ole just võib-olla kõige nagu riigisõbralikum ideoloogia, eks ole. Et riik eeldab teatud määral vägivalda. Budism on vägivalla vastu, et selles mõttes sealt nagu see vastu. Aga ka võõrränded, eks ole. Kreeklased tulid ja selle perioodi alguses
kokku, et see on niisugune koostamine. No kriitikaks võib ka öelda seda, et see õpe, mis just nagu peaks olema, mis peaks olema õpe, et ma ei tea, kuidas Tartu Ülikoolis, aga vähemalt Tallinna Ülikoolis minul ei ole küll midagi andnud. Et ainus loengusari, mis tõeliselt innustas, oli Mihhail Lotmani oma. Tal küll olid seal kõik esmakursuslased, magistrid ja doktorandid kõik koos. Käisin, istusin, seal oli kaksikloeng. Ja tollal ma elasin veel sisuliselt ülikooli kõrval ja nii kui ma olin koju jõudnud, see oli Mihhail saatnud mulle kirja. Palun ärge enam tulge, mul on piinlik. Muidugi ta oli piinlik, ma 20 aastat tema kõrval kabinetis ka õppejõud. Ta oli imelik, et ma istun seal. Aga see oli ainus huvitav. See oli ainus koht, kui ma tahtsin käia. Ja seal ka Mihhail Parust ma ei tea. No, aga peab ütlema, et kõik see ülejäänud, mis pakuti, oli just selline, nagu vaatasin nendele õppejõududele silma ja ma ei ole häbi, Tõnu Viik ja Rein Raud ja ma räägin, et ega nad ise ka ei saa aru sellest, millest nad räägivad. Soovitasid lugeda hulka tarkade inimeste raamatuid, aga kui ma need raamatuid pärast läbi lugesin, siis ma ikka sain aru, et ega nad vist ka päris ei ole lõpuni aru saanud. Ma arvaks, et ma ise oleks saanud. Et see vanu päringus läks praegu lingile, sina oled tõlkinud selle siis, see on ka sanskriti keelest, eks ju? See on siis Vana-India tavaõiguse kogumik, mis on siis ühiskonnakorraldust ja seadusandlust läbi ajaloo mõjutanud. Ja viimane kord sa olid Tartus siis, kui sa seda kevades esitasid. Milline see õige aadlane siis oli vana päringus? No õige aadlane, kui te loete seda raamatut, leiate väga ilusasti, et õige aadlane on ikka väga keeruline olla. See on peaaegu iga elu aspekt. Et päris konkreetselt ei ole näiteks tualetis käimisest räägitud, aga sellest, mida pärast seda peab tegema, on küll räägitud. Ja ikkagi sellise detailsuseni, et kuidas naisega vahekorda astuda. See on ka kõik aspektid. Et see õige aadlase elu algab enne, kui õige aadlane on sündinud. Algab sellega, mida juba ema ja isa teevad ja võib-olla ennegi veel seda. Ja lõpeb muidugi juba siis, et kui ta on juba ammu surnud ja tema pojapoeg talle riisipalle ohverdab. Aga see on, ühelt poolt on selles mõttes tore raamat, et see annab hästi palju hulgaliselt detaili, mismoodi see elu siis ikkagi oli. Et düstoopia küll, selles mõttes, et kellegi fantaasia, see on pilt ideaalne pilt, eks ole. Mis tähendab seda, et me ei tea, kas see päriselt ka nii oli, aga kindlasti on see ikkagi reaalsest elust kistud või tõmmatud välja see pilt. Seal on kirjas ka siis karistused ka. Seal on kõik, seal on karistused nii seaduste ees, mida valitseja peab rakendama kuni selleni välja, et kellena sünnib ümber kullavaras ja nii edasi. Et seal on ikkagi nagu väga pikalt see asi
Itaalia kunst on nagu esikohal. Et meil on seal Da Vinci'd ja Rafaelid ja Michelangelod ja kuidas on võimalik, et ühel perioodil järsku nii palju suuri kunstnikke. Täpselt samasugune küsimus, nagu sa küsid, et kuidas on võimalik, et sellel samal perioodil tegutsesid Buda ja Lao Tse ja Konfutsius ja Mahavira ja võib-olla üks ole veel. Et võib-olla varasemal ajast oli täpselt sama palju. Teadustuse küsimus. Ühel hetkel hakati pöörama sellele tähelepanu. Kui sa küsid, et... Kõige on maailmas korraga. Jah. Et võib-olla asi on hoopiski nagu selles. Mis seda on viis? Inimeste teadus töötas teistmoodi. Varasemalt näiteks nende samade filosoofide või mõtlejate ideed muutusid selliseks kollektiivse teaduse osaks. Need olid kõik olemas, need olid kõik nii-öelda indiviidide mõtted, aga need said osaks, et see on üldteadmine, see on üldtavaline, eks ole. Aga siis hakati pöörama aga Buda ütles seda, aga Lao Tse ütles seda. Eks ole, pandi sellele ideele nagu nimi või ütleme siis, omistati see autorlus. Ütleme siis, et see on see anonüümse autorluse ja siis isikustatud autorluse küsimus. Aga sa nüüd küsid, et mis siis, kust mina tean, ma ei elanud sellel ajal. Et tänapäeva ajaloolased ütleksid, et igaüks konstrueerib selle nägemuse sellest ajastust täpselt nii, kuidas ta tahab. Aga me teame sellest ajastust ju ka ikkagi, me ei tea kõike. Me teame ikkagi üsna nagu piiratud fookus olemas. Ja kelle poolt meil see piiratud fookus antakse? Nende inimeste järgijate poolt, eks ole, kes paratamatult oma lõpetajad ülistavad. Et siin on nüüd siis see potentsiaal, et kui sa oled suutnud luua mingisuguse nagu koolkonna, eks ole, siis see koolkond nagu mõnes mõttes kannab sind edasi. Sajanditega muutub see ainult suuremaks, mitte kunagi väiksemaks. Et siin on nagu ka see teema. Sealt tuleks nagu sellest suurusest osa maha võtta. Räägiks natuke sinu esimesest novellikogumikkust. Tahtsin midagi ette lugeda. Sinu tekstid on sellised üsna grotesksed ja selles on musta huumorit ja seksi ja vägivalda. Ühes raadiointervjuus sa vist ütlesid, et oma lugudega sa tahad nagu siis neid tänapäeva inimesi naeruvääristada. Mis on need omadused, mida sa inimestes põlgad? Mille üle sa siis reageerid? Need on päris palju, eks ole. Inimene on üsnagi ebatäiuslik. Samas inimene võiks olla ideaalis täiuslik. Et
see on kõige rohkem tagasisidet saanud asi selle juures, mõned inimesed ütlevad, et seda ei olegi võimalik lugeda. Üks keegi ütles, ma ei karda kriitikat, et iga sinu lause on nagu löök surmhaamriga pähe. Aimates seda stiili järgi, aga see on poeetiline, see annab nagu väga täpselt kuidagi vahepeal ilma ilustamata. See sobis, et ma soovitan lugeda seda muinasjuturaamatut, et seal on hoopis teistsugune stiil. Küsimus ei ole selles, et kui te loete kirjaniku ühte teost, teil on seal mingisugune stiil ja teile ei meeldi see stiil, et see ei tähenda seda, et see inimene ei oska kirjutada teist stiili. Mulle on näiteks 4 Eesti kirjandusteadlast väitnud, rohkem ma ei tunnegi tegelikult, et Tammsaarel oli väga vilets stiil. Sisuliselt on need kirjandusteadlased öelnud, et Tammsaar ei osanud üldse kirjutada eesti keeles. Võib-olla ei osanud. Võib-olla tema lausestus oli halb. Näiteks on toodud need laused, mis algavad ühe lehekülje all ja lõpevad teise lehekülje keskpaiku. Mis on täiesti võimalik, tõeselgusest sellised laused, et iga kirjanik valib oma stiili. Ei, see on hea. Ma olen lugenud ikka prantsuskeelset romaani, kus terve romaan on üks lause. Ja siis üks Itaalia kirjanik on kirjutanud sellise romaani, kus romaanis on, kas oli 15 või 13 lauset. See koostabki ainult 15-13 lausest. On üsna pikk romaan, üle 100 lehekülje ja seal ongi nii palju lauseid. Et lühikene, pikk, sest punktist ei tasu omale mingisugust probleemi teha. Et see punkt on täpselt nii suur ja nii põhjalik peatus, kui teie ajus on. Kui teie ajus see mõjub niimoodi, et see on surmhaamriga pähe, siis ei ole vaja lugeda. Tõin selle välja, et see on omapärane, see on hea lugeda. Ma mõtlen, et ma olen saanud sellel teemal üsna palju kriitikat. Et ma arvan, et sisu on olulisem kui stiil, aga mingi stiil peab valikuks saada. Minu arust Tammsaare on küll mõnus olnud, aga Minu meelest mulle on raske olnud. Ma tahan öelda, et minule meeldib ka, aga kõik kirjandusteadlased Eesti omad on üritanud mulle selgeks teha, et väga vilets stiil. Kes minu arust on raske, on Jaan Kross, et tal on kuivad, pikad, kuidagi saksaalikud laused, ma ei tea, teisi hulmudeks minu arust kõik olid raske. Ei olnud nagu lobe. Aga kes sinul endal eeskujutab? See on küsimus Eesti autoritest või neid on muidugi päris palju, aga ma nüüd võtaks nagu natukene laiemalt. Ma ei loe väga palju tänapäevast elukirjandust, ma pean tunnistama. Minu see kirjandusvalik, mida ma loen, on pigem siis seal, ta peab ikka 200 aastat vana olema vähemalt, ennem kui ma selle raamatuliidu täidavad raamatud, mis on tõlked mingisugustest iidsetest keeltest, iidsetest aegadest. Ma iseenesest ei diskrimineeri, et mul on siin lemmikute hulgas nii Euroopa või Aasia keskaega ja võib-olla natukene hilisemat ja natukene varasemat kirjandust ka. Sa oled tõlkinud Yoga Sutra sanskriti keelest. Kuidas seda hääldatakse? Patanjali. Ma saadan selle peale. Jooga on tegelikult ju, nagu sealt raamatust välja tuleb, et see on terviklik elukäsitlus või siis
algatajatel see võimalus olemas.